Kaasaegses äris on klienditeenindus kõik. Isegi kõrgema kvaliteediga toode ei päästa teid, kui kliendil on raske küsimusele vastust saada või tellimust esitada. Tänapäeval on inimesed kiirusega harjunud. Nad ei ole valmis muusikat kuulates liinil ootama ega tagasi helistama lootuses, et keegi meile vastab. Nad tahavad lahendust siin ja praegu. Kuidas saab ettevõte nendele ootustele vastata ja kliente mitte kaotada? Närvivõrke kasutav automatiseerimine on üks tõhusamaid lahendusi. Vaatame, kuidas närvivõrgud aitavad parandada teenuse kvaliteeti, kiirendada päringute töötlemist ja isegi suurendada müüki. Kliendid ei oota mitte ainult head toodet, vaid ka kvaliteetset teenust. Kui suhtlemine ettevõttega tekitab ebamugavusi, läheb inimene lihtsalt konkurentide juurde. Vaatame traditsioonilise klienditeeninduse põhiprobleeme ja nende mõju ärile. Esimene probleem on pikk reageerimisaeg. Klientidele ei meeldi oodata. Iga liinil või vestluses oodates kulutatud lisasekund võib ettevõttele maksta müüki. Kui inimene kohe vastust ei saa, võib ta saidi lihtsalt sulgeda, toru katkestada ja minna kuhugi, kus teda kiiremini teenindatakse. Kohaletoimetamisteenus saab sadu kõnesid päevas, eriti pühade perioodil. Operaatoritel pole aega kõiki taotlusi töödelda, kliendid jäävad 5-1-0 minutiks liinile ja ärrituvad. Selle tulemusena kaotavad ettevõtted tellimusi ja lojaalsed kliendid hakkavad otsima alternatiivi. Teine probleem on inimfaktor, vead, väsimus, emotsionaalsus. Inimesed väsivad, teevad vigu, võivad olulised detailid unustada või olla halvas tujus kliendi suhtes ebaviisakad. Ka parimad töötajad ei ole kaitstud ülekoormuse ja stressi eest, mis halvendavad teenuse kvaliteeti. Kolmas probleem on personaalne lähenemine. Kliendid tahavad, et neid mõistetaks. Kui iga kord helistades peavad nad oma üksikasju kordama, probleemi uuesti lahti seletama ja tundma end 1000 hulgast, tundub teenus hingetu. Neljas probleem on toetuse kõrge hind. Klienditugi on märkimisväärne kulu, operaatoripalgad, uute töötajate koolitus, personali voolavus. Kõnede arvu suurenedes peavad ettevõtted palkama lisatööjõudu, mis suurendab kulusid. Veebipoed saavad kampaaniahooaegadel 3 korda rohkem tellimusi. Töökoormusega toimetulemiseks peame palkama lisaoperaatoreid või tasuma ületundide eest. See vähendab kasumit ja kliendid ootavad endiselt kaua. Traditsioonilisel klienditeenindussüsteemil on palju nõrku külgi, kuid kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad neid probleeme kiiresti ja tõhusalt lahendada. Kuidas neuroteadlased neid probleeme lahendavad? Neuroemployee on tööriist, mis võimaldab ettevõtetel automatiseerida klientidega suhtlemist, muutes selle kiiremaks, täpsemaks ja tõhusamaks. Räägime tööst ilma pauside ja puhkepäevadeta. Neuroteadlane on alati saadaval 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Ta ei tee lõunapause, ei võta vabu päevi ega väsi pärast pikka tööpäeva. See on eriti oluline ettevõtete jaoks, kellel on palju sissetulevaid päringuid, kuna kliendid saavad vastused koheselt, olenemata kellaajast või ettevõtte töökoormusest. Näiteks saab ettevõtte kõnesid õhtul, kui juhid enam ei tööta. Neurotöötaja aitab klientidel valida toote, selgitada selle omadusi ja esitada tellimus otsevestluse käigus. Müük kasvab ja äri ei kaota kliente. Järgmisena peame mainima taotluste kiiret töötlemist. Neurotöötaja suudab koheselt analüüsida kliendi soovi ja anda täpse vastuse. Ta ei raiska aega teabe otsimisele, ei esita tarbetuid küsimusi ega edasta kõnet teisele spetsialistile. See vähendab ooteaegu ja suurendab klientide rahulolu. Järgmine asi on vigade minimeerimine ja vastuste kõrge täpsus. Erinevalt inimoperaatoritest ei unusta neurotöötaja detaile, ei satu edutamistingimustes segadusse ega eksi arvutustes. See edastab kogu teabe täpselt, pakkudes klientidele läbipaistvust ja kindlustunnet nende valiku suhtes. Klienditoe kulude optimeerimine. Neurotöötaja kasutamine võimaldab vähendada operaatorite töökoormust ja optimeerida klienditeeninduskulusid. Ettevõtetel ei ole vaja tippperioodidel töötajate arvu suurendada ega ressursse uute töötajate koolitamiseks kulutada. Neuroteadlane saab enamiku rutiinsete taotlustega hakkama iseseisvalt. Suurendage konversiooni ja suurendage müüki. Neurotöötaja mitte ainult ei nõusta kliente, vaid aitab neil ka otsuseid langetada. Ta oskab soovitada täiendavaid tooteid või teenuseid, pakkuda soodsaid ostutingimusi ja aidata tellimust vormistada. Kõik see toob kaasa keskmise kontrolli suurenemise ja konversiooni suurenemise. Kujutagem ette, et klient helistab kodumasinate veebipoodi, et saada nõu külmiku kohta. Neurotöötaja mitte ainult ei anna teavet, vaid pakub ka soodsaid järelmaksu, tarnet ja sellega seotud tooteid. Selle tulemusena esitab klient tellimuse kavandatust suurema summa eest. Ja lõpuks analüütika kogumine ja äriprotsesside täiustamine.
iga kliendiga suhtlemine salvestatakse, analüüsitakse ja muudetakse kasulikuks teabeks. Neurotöötaja aitab tuvastada korduma kippuvaid küsimusi ja leida teenuse kitsaskohti. See võimaldab ettevõttel kohaneda klientide vajadustega ja pidevalt parandada teenuse kvaliteeti. Neurotöötaja ei ole lihtsalt automatiseerimistööriist, vaid täisväärtuslik assistent, mis muudab klienditeeninduse kiiremaks, mugavamaks ja täpsemaks. See leevendab operaatorite koormust, vähendab kulusid, aitab suurendada müüki ja parandada klientide rahulolu. Neurotöötaja kasutuselevõtt on samm tõhusama ja kaasaegsema äri poole, kus teenus toimib vigade, viivituste ja väsimuseta. Kuidas rakendada närvivõrke oma ettevõttes? Oluline on sellele protsessile targalt läheneda. Mõelgem, kuidas närvivõrke oma ettevõttesse õigesti integreerida. Esiteks tuvastage klienditeeninduse nõrgad kohad. Enne närvilahenduste rakendamist on oluline mõista, millised teie teenuse aspektid vajavad täiustamist. Selle põhjuseks võivad olla pikad ooteajad liinil, rahuldamata klientide soovid, sagedased operaatori vead või suur töötajate töökoormus. Viige läbi hetkeolukorra analüüs, et selgelt mõista, milliseid probleeme närvivõrgud suudavad lahendada. Teiseks, valige õiged tööriistad. Siin on oluline valida need neurotööriistad, mis teie ettevõtte jaoks kõige paremini sobivad. See võib olla neurosekretär, kes vastab automaatselt kõnedele ja sõnumitele. Neuromüüja, kes müüb tooteid või neurotugi, kes lahendab veebilehel vestluse kaudu klientide probleeme. Valik sõltub teie ülesannetest, taotluste mahust ja ettevõtte spetsiifikast. Kolmandaks, praeguste protsessidega integreerimise seadistamine. Kui tööriist on valitud, on oluline konfigureerida selle integreerimine olemasolevate äriprotsessidega. See tagab sujuva suhtlemise teiste süsteemidega, olgu selleks siis CRM, kliendi andmebaas või maksesüsteem. Integratsioon võimaldab närvivõrkudel töötada koos teiste tööriistadega, mis tõstab ettevõtte üldist efektiivsust. Ja neljandaks, õpetage töötajaid närvivõrkudega suhtlema. Närvivõrgud võivad teie töötajate tööd oluliselt lihtsustada, kuid oluline on neid õpetada uusi tööriistu õigesti kasutama. Töötajate koolitamine tõstab nende tootlikkust ja parandab üldist klienditeenindusprotsessi. See aitab ka vähendada vastupanuvõimet muutustele ja vältida raskusi rakendamise algfaasis. Närvivõrkude juurutamine ettevõtlusesse ei ole pelgalt tehnoloogiate juurutamine, vaid efektiivsema ja kaasaegsema ettevõtte loomine. Õige lähenemisviisi korral võivad närvilahendused aidata parandada teenuse kvaliteeti, kiirendada protsesse ja suurendada kasumit. Oluline on valida õiged tööriistad, integreerida need olemasolevasse struktuuri ja korralikult koolitada personali. Kui soovite, et neurotöötajate juurutamine teie ettevõttes oleks võimalikult lihtne ja tõhus, registreeruge meie spetsialistide tasuta konsultatsioonile. Pakume teile individuaalset neurolahenduste juurutamise plaani, mis on kohandatud teie ettevõtte spetsiifikaga. Lihtsalt skannige QR-kood ja me aitame teil teha esimese sammu teie ettevõtte automatiseerimise ja kasvu suunas. Kui soovite, et teie äri kasvaks kiiremini ja toimiks maksimaalse efektiivsusega, ärge viivitage neurolahenduste kasutuselevõtuga.